Ja ma olen Laute. Ma olen Kennet. Ja me oleme Noored Näilased. Täna me vaatame, kas kõige värskemad Eesti laulud kruvivad. Või ei kruvi. Me kuulasime seda autos teel emale. Ja see laul on nice. Ma olen seda see on nüüd 3. kord, kui ma kuulen seda. Jo, see on üli nice. See meenutab mulle seda Lil Yachty projekti Let's Start Here. Nagu vibe'i poolest. Aga Night Tapes on nice ju. Meile meeldib Night Tapes. Sure. Kruvib. Ma arvan laulu kohta, nad teavad, mis nad teevad, nii et pole midagi muud öelda, kui kruvib. Edasi või? Või ma ei tea. Meil ei ole rohkem selle kohta öelda praegu. Okei, Funkomatic, need on ju meie sõbrad. Ja me ei teadnud, et neil selline lugu on. See on üli nice. See on nagu üli nice. What? Eesti klubimaastik on selles mõttes, ta on nagu... Mis mulle väga meeldib on see, et inimesed lõpuks kuulavad nagu sellist muusikat ka. Et ei ole see, et kui tuleb mingisugune laul peale, kus ei ole kirjutatud refrään kaasa laulmiseks, siis inimesed ei ole mingi, okei, ma lähen nüüd võtan juua. Et nagu seda ei viitsi kuulata. Et see on nagu nice. Aga meil on probleem inimestega. Ja see probleem on järgnev. Kui ei saa listi, ma ei tule. Kui mina teeksin seda, see on aktsepteeritav. Ma olen erand. 0 ego pluss aura. Aga kui mingi suvakas teeb seda, ütleb, et kui ma ei saa Klaapstuudio listi, ma ei tule. Okei, ära tule siis. No, kui sa käid ülikoolis, sul on pilet 7 €. Sa ei maksa 7 € pileti eest. Baaris 14 € kokteil. Jaa, davai, võtan 6 õhtu jooksul. Jaa, true that. Jutu kokkuvõte on see, et mulle kruvib sellist muusikat, ma tegelikult kuulan. Jaa, kruvib. Olen magus nagu kohuke. Mu peal on glasuuri. No eiga, kes see on? See kõlab nagu... Olen magus nagu kohuke, kas ta mingi eelmine laul? Mul on glasuur peal, vaata. Oota, glasuur... Kas ta mingi eelmine laul ei olnud, et mingi ma olen magus nagu pulgakomme? Oli küll. Bibi-bimpa. Tahan iga ühel oma raha, mul on ainult issi raha. Issi raha, ole minu issi, katsun. Sest vaikuse minut korra. Sai läbi. Nagu tõestus selleks, et me ei ütle midagi negatiivset ainult sellepärast, et see on Beatrice, on see, et kohe, kui see beat käima läks, me saime mõlemad aru, et see on pask. Lihtsalt see trend-hopp nagu, et... See on trend. Davai, 150 ppm räägime mingit lollust ja... Jah, issi raha. Issi tahab. Ja enne, kui te ütlete, et me teeme sama asja, siis Õlusoon ja liha oli peale FMMB teine selline Eesti laul, seega... Aine, nüüd teate. Sum ja ta lendas mu poole, raha kotita. Sum, mul on sinust tegelikult poogen, mind ei kotida. Sa oled Põlvast 13-aastane tüdruk. Sulle meeldib räigelt. Aga ma ei ole. Ma olen Märten, ma olen 20, ma olen Tallinnast. Mulle ei meeldi. Aga ma arvan, see ei olegi mulle suunatud muusika. Mul tekib küsimus, et kas AGL ja Beatrice'il endal iga või hakka nagu... Kas nad ei ole mingi 25? Tegelikult see on küll lahe praegu nagu koos teha muusikat oma abikaasaga. Jah. Okei, aga see ei muuda seda fakti, et see lugu meile ei meeldi. Ma ütlen ära nüüd, et mulle ei kruvi. Ma nõustun. See oli veits selline. Vaatanud me saatanale silma. Enda tõttu jäänud paljust ilma. Päevalt majas. Ma ei tea, see nagu tämber on nii koomiline minu jaoks kuidagi. Üle käinud tormid alles jäänud nagu puud. Me siia maani maniaakidele truud. Sõnasin ei võta mingi suvaline luud. Keda juttude järgi pänginud on terve huud. Kes kasutab veel aastal, see aasta välja tulnud, jah? Kes kasutab sõna luud?
luud. Kas me oleme... Ja mind ka segas see nagu lain. Ma ei ole Bad-Arti palju kuulanud, aga ta tundub nagu tal oleks kõrgemad lüürilised oskused, kui ei riimi panna luud ja huud. Jah, see on nagu... See on mingi täispeaga freestyle, mingi su sõber teeb nagu sauna peal vaata. Ja olin ühe luuaga ja siis panin talle luuaga. Tee peale meile neid ahvatlusi sokutab. Viina kurat siiamaani õla peale koputab. Ennast mürgitame, me ise enda mürgitame. No see ei ole ilmselgelt meile, aga et see muusika on suunatud siis Lõuna-Eesti E36 Unikas. Saad 18, Monster on siin. Naine, paar aastat noorem kui sina. Jou! Viinakurat ikka õlale koputab. No mina mulle nagu ei meeldi üldse. Aga ma lihtsalt olen äkki liiga noor ja ma olen lihtsalt teistmoodi üles kasvanud. Ma olen nagu liiga Tallinnast ja... Elu on liiga lihtne olnud ja... Luudusi pole. Huude ka ei ole. Ei gruvi. Juhul kui ma nuga ei saa selle kommentaari eest. Okei. See laul kõlab nagu jäätee maitseb siiani. Õhtu tänaval ma kodu poole ei saa, jalgu lohistan ja peas mul keeleb spiraal. Ma juba igatsen sinu seltskonda, hammustan keele, sest ma ei taha üksi olla. See on nice. Mulle meeldib ülihead käigud on, nagu lauldud sisse on hästi ja lahedad harmooniad on. Jaa, mul täiega meeldivad need back-vocalid nagu. Üli cool. Üli nice. Nagu arvestades, et tal ei ole ilmselt mingi heavy tehnikat, siis kui sa raatoogid sellise laulu välja, siis nagu ajaga ja äkki mingi paari tutvusega see võib ülikaugele minna nagu. Nagu TikTokis on, ma näen iga päev mingit uut artisti. Ma ei tea, kuidas ma ei tea, kes see on. Kes see oligi? Mjauf. Äkki tal on kass ja koer. Mjau ja auf. Jutu kokkuvõte on see, et see on nii lihtne ja see on nii hea. Ei, mulle meeldib, et see on lihtne, sellepärast ma ütlen kruvib. Jaa, ma ütlen ka kruvib. Võt. Ma ei oota värsket tuuleild, vaid vaataks, kas aeg sult kurbuse on vild, vaid huvi... Üliägedad trummid. See on kõva. Ma teadsin, et ta laseb laulu välja, Allika, aga see on palju kõvem laul, kui ma arvasin. Beat on väga jiggy. Ja, jiggy on päris hea sõna. Allika ei ole ilma asjata seal, kus ta on. Teab, mis ta teeb. Oskad midagi lisada või kennet, kenjukene. Allika, kruvib. Kruvib. See tuli see aasta välja päriselt. Kui oled õnnetu, otsi mind üles, teen sulle pai ja ärkad mus üles. Kuulge, leidke Ann Sidekriips Naale Anne Veski featured. Reaalselt. Siis on nice. See oleks päris hea. Anne Veski. Anna Veski. Nagu kui täpselt see sama fail oleks välja tulnud aastal mingi 2000, siis Defo ma praegu kuulaks, et oleks mingi jaadira, see on klassik, vaata, aga kui see tuleb praegu välja, siis ma olen nagu catch up nagu. Ei, no see on ka, see on siuke natuke kõlas, nagu see oli AI. Nagu ta hääl kõlas, nagu see oli AI. See on meil lihtsalt tähelepanek, mis ma tegin. Nagu ma mõtlen seda, et kui ta nagu ilmselgelt oskab laulda, siis miks sa valid siukse biidi, kui sa saad muusikast aru? Äkki ta Lõuna-Eestist? No mis siis on? Sa alustad mingi kodus ja see on kõik muusika, mis on paska, nüüd tead, see on Lõuna-Eestist. No mul selles mõttes Tartus meeldib käia ja Pärnus ka, aga... Ma ütlen ei gruvi, ma arvan, ta ei veits ei läks. Luuser. Ma ei suuda, isegi kui tahaks ennast ma ei muuda. Jaagup.
mis mulle meeldib selle juures on see, et see ei kõla nagu laul, mille nad enda Prime'ist väljas välja panid. See kõlab nagu, kui nad oleks pannud selle enda sinna nagu originaalsele teibile, siis ta ei oleks seal out of place olnud nagu. Ja ma tahaks teada, kus ja millal see laul kirjutatud on, sest vist oli äkki Kanal 2 jooksis see saade, kus Terminaator ja Smilers rääkisid enda mingi origin story't ja siis Jaagup rääkis just, et ja ta kirjutas, mingi tung tuli sõnu kirjutades, võttis Backeris, võttis pitsakarbi või kirjutas sinna taha ja mõtlen, et kuidas see lugu oli kirjutatud, aga mulle räigelt meeldib nagu rockikas Tanel Padar koos bändiga ja Smilers Termikas. See on rohkem impressiv, kui ma oskan sõnadesse panna, et Termikas pani 26 aastal nii hea laulu välja. Jah. Sest üldjuhul on see, et bändidel nagu see klapkas omavahel või nagu mingisugune peas mingi noorus kukub ära ja siis nagu nad ei suuda teha enam. Nii nagu nad enne tegid. Terminaator topelt kruvib. Jah, kruvib. Ma arvan, et Eesti muusika liigub enamjaolt õiges suunas. Täna, mis ma kõik kuulsin, suurem osa siiski läks peale. Kui teile meeldib, mis hinnangud me siia panime, tooge kuulake meie valitud muusikat 20. Club Studios. Kui ei meeldi, pange kindlasti mõni kuri kommentaar, siis te näete intelligentsed välja internetis. Pikka juttu ei ole. Ja. Näeme järgmine kord.